Oi, tere! Ma ei näinudki teid seal. Mina olen Martin. Kui te mõtlete, miks ma siin peidus olen, siis ma tegelikult polnudki peidus. Ma otsisin siit hiirepesa. Jah, mul on autos hiirepesa. Aga see pole praegu oluline. Oluline on see, et te vaatate praegu minu esimest videot YouTube'i kanalil Martin Slapin Streets Workouts. Mul küsitakse tihti, kas teekond siiamaani on raske olnud? Nagu Streets Workouts jalal? Ei. Teine küsimus, mida mul küsitakse, on see, et kuidas ma alustasin üldsegi Streets Workoutsiga. See vastus oleks liiga pikk. Te ei kujuta ette, kui raske mul tegelikult alustada oli Streets Workoutsiga, sellepärast, et ma ei teadnud kõigepealt, mida ma üldsegi tegema pean siin elus. Ma nägin Facebookis pilte, kus poistel on tüdrukud käevangus ja nad uhkustavad sellega. Mingid tüdrukud panevad pilte, kuidas poisid armastavad neid, saadavad sõnumeid ja nii edasi. Aga ma ei suutnud sellega connectida. Ja siis ma tajusin, et midagi on valesti. Mis minust saab? Ja ühel päeval, ühel ilusal päeval, ma nägin pilti, kus on üks mees, nii-öelda must kriipsujuku, pluss toru ja süda. Ja see näitas, et mehe ja naise armastus ei olegi nii tugev, on midagi veel tugevamat. Kuigi ma ei teadnud, mida tähendab mehe ja toru vaheline armastus. Aga nüüd ma tean. Ma leidsin enda probleemile lahenduse. See oli lihtsam, kui ma arvasin. Nagu ma ennem rääkisin, ma olin tõesti paks ja mikistasin tundide ajal. See oli minu jaoks väga keeruline olukord. Aga siis ma taipasin, leidsin probleemile lahenduse. Ja nüüd ma räägiksin teile loo, kuidas ma alustasin Streets Workoutsiga. Ma mäletan seda päeva, nagu see oli eile. Olin oma järjekordsel masendaval jalutuskäigul ja mõtlesin oma raskest elust. Olin proovinud mitmeid alu. Jooksmine oli väga halb kogemus. Te ise ka teate, kui raske on ühe paksu keha vedamine. Proovisin ka petanki mängida, kuid märki ma ei tabanud kordagi. Nii kandsin alla. Olin kaotanud lootuse, kuid ma proovisin kelgutamist. Ma ei tahtnud seda teha, aga ma teadsin, et ma pean seda proovima. Muidu mul pole oma eluga mitte midagi peale hakata. Täiesti lootusetu. Ma mõtlesin oma masendavast elust, kuid siis ma nägin teda. Ma jooksin ta poole, kiirem kui kunagi varem. Ma jälgisin teda, lõin risti ette ja mõtlesin ei või alla. Ma võtsin riided seljast ja proovisin teda haarata, kuid teadnud enda algul kätte ning kaotasin lootuse. Kuid siis ma sain ta kätte. Aga ma ei osanud temaga mitte midagi peale hakata. Kuid pikemate kohtumiste tulemusena ma õppisin teda paremini ohjeldama. Ja nii see kõik juhtuski. Minu järgmise video jaoks oleks mul vaja teie küsimusi minu Gmailile martinslapins2vs@gmail.com või siis pange alla kommentaaridesse. Küsige ükskõik mis küsimusi, mida te soovite minu käest küsida ja siis järgmises videos te just saategi nendele vastused. Nii, aga siis praegu kõik sellega ja kunagi tuleb uus video. Peace!